Algamas on Testuuri reisinurk. Reisi targalt Testuuriga. Käes on kolmapäev, käes on reisisaate aeg. Testuuri reisinurk on jälle eetris ja stuudios Ott Ojand ja loomulikult külaline ka. Alati kohal Testuuri büroo juhataja Jelena Gavronski, tervist! Tere, tore jälle siin olla. Jaa, absoluutselt. Täna räägime siis sellest, kuidas reisitakse, kuidas inimesed reisivad ja räägime lõpupoolega siis saate lõpupoole natukene uutest sihtkohtadest. Kõigepealt inimesed jagunevad arvatavasti siis kaheks. Ühed inimesed on need, kes tahavad kogu aeg ühes kohas olla, et asi oleks kindel ja tore, ja teised inimesed, kes otsivad alati kogu aeg uusi võimalusi ja sihtkohti. Mismoodi siis õige on? Või kuidas siis, ma ei tea, kas saabki mingi õige või vale olla, vaid võib-olla küsiks kõigepealt, kumbi siis rohkem on, kas neid, kes tahavad ühes ja samas kohas käia aasta-aastalt või siis neid, kes proovivad kogu aeg erinevaid sihtkohti? No nagu sa ise ütlesid, et neid on pooleks. Täpselt nii see on. Et ongi inimesi, kes kogu aeg nagu tahavad midagi uut ja põnevat ja tulevad ja otsivad ja küsivad, ja on ka inimesi, kellel on nagu mingi oma lemmikkoht, oma lemmikhotell ja nad tahavad sinna minna ja nad iga aasta broneerivad sinna endale reisi ja ütlevad, et oi, et mind kõik seal teavad, tunnevad, ma tulen, mul on juba oma tuba seal valmis, kus ma ei tea, aastast aastasse tulen. Ja nad teavad, mida ma armastan süüa ja nad teavad, millised kokteilid mu lemmikud on ja toovad mulle need kohe sinna randa. Et jah, et erinevaid inimesi on ja siin ei ole nagu rusikareeglit, aga inimene, kes otsib endale midagi muud, kes otsib endale uusi sihtkohti, siis kindlasti mõelge enne läbi. Selline soovitus on, et mõelge enne läbi, et mida te ootate sellest puhkusest ja pange see sõnadesse ja andke edasi meie reisikonsultandile. Ja kui kellegi koos on vaja minna, huvitav, kuidas neid asju siis lahendada, kui peres on kaks inimest, üks tahab minna sinna, kus ta kunagi käinud ei ole, ja teine inimene tahab minna sinna, kus ta kogu aeg on käinud. On selliste muredega tuldud ka büroosse? No nad peavad ikkagi enne kõike oma vahel nagu need asjad sirgeks rääkima. Et päris nii ei saa, et üks oleks Türgis, teine Kreekas ja samal ajal oleksid koos. No, videokõne aitab vist neil. Eks nad peavad siis kokku leppima, et ükskord lähevad ühte kohta, kus ühele meeldib ja teine kord teise kohta. Lihtsalt tahtsin sellega seda öelda, et inimene ei tohiks järgi anda oma tahtmistele, et ta ei pea ennast kuidagi halvasti tundma, et ma tahan samasse kohta minna. Absoluutselt ja siis kindlasti mõelge veel selle peale, et kui keegi teile soovitab, mina käisin seal, mulle väga meeldis, sa pead ka sinna minema, et mõelge, et kas see on ikka see, mis teile ka meeldib. Et kuulake oma südant. Ärge minge nagu mingisuguste soovitustega väga kaasa, sellepärast, et see, mis meeldib ühele, ei pruugi meeldida teile. Siit oleks huvitav tulla Testuuri juurde ja kas Testuur annab ka mingisuguseid soovitusi või oma nii-öelda tärne hotellide jaoks? Kindlasti, sellepärast, et iga aasta enne igat hooaega me käime nendes sihtkohtades ja vaatame neid hotelle ja märkime siis kõik plussid, miinused. Ja kuna meil on oma ala väga suured spetsialistid, välja koolitatud spetsialistid, siis kindlasti, kui teie tulete ja küsite, et mina tahan minna, ma ei tea, hotelli, mis on mere ääres, liivase rannaga, lauge vette minekuga, kus on ma ei tea, Itaalia la carte restoran ja kus minu lapsel oleks hea olla ja kus mina saaks õhtul diskol tantsida, siis kindlasti meie nagu leiame teile selle sobiva hotelli. Et pange kõik sõnadesse, mõelge läbi ja siis meie konsultandid aitavad teid hea meelega. Et võib-olla ise valides võib hoopis kauem aega minna seal ise, scrollid ringi ja võib-olla ei teagi, mis sa sealt täpselt otsid. Kindlasti ja te ei tea, siis ütleme neid nüansse, mis võivad tulla. Muidugi, kui ise otsite ja broneerite online'is, siis mina soovitan, lugege palun arvustusi internetis. Inimesed käivad, inimesed kirjutavad väga palju oma muljeid, et siis Booking.com, TripAdvisor, sellised lehed, eks ju, kus te saate nagu tagasisidet hotellide kohta. Kas neid
kommentaare võib alati usaldada ka. Võib-olla skeptilised mõtlevad, et mine tea, kes siit kirjutavad. Jaa, just, et see ongi see, et mis ühele meeldib, teisele võib mitte meeldida. Või lihtsalt keegi on palganud endale kellegi sinna midagi kommenteerima. Jaa, võib ka selliseid asju juhtuda, ma muidugi ei oska seda kommenteerida, ehk siis seda teavad nende kodulehtede omanikud, või need, kes haldavad neid, et kuidas need asjad seal on, aga ikkagi jah, tasub natukene uurida. Jaa, nii et tuttavate käest vaadake, lugege arvustusi ja lõppkokkuvõttes küsige testuuri büroost. Spetsialistika teab kõige paremini. Ja. Nii, aga inimene, kes ikkagi on nüüd läinud reisile võib-olla sellisesse kohta, kus ta ei ole kunagi käinud ja on juhtunud nii, et see, mis teda seal ees ootas, ei ole nagu see, mida ta tahtis. Kuidas ta siis nüüd käituma peaks, kus maalt on põhjust nagu viriseda või üldse midagi öelda või siis tuleb lihtsalt kobida oma tuppa ja mõelda, et no ja ise valisin hotelli sellise, mis siis ikka? No ütleme niimoodi, et kindlasti ei tasuks nagu kannatada, et puhkus on selline kaua oodatud sündmus. Te lähete sinna selleks, et saada uusi elamusi, et saada uut energiat, et puhata siis oma igapäevasest rutiinist ja kui te tulete puhkusele ja midagi teile ei meeldi, siis ütleme nii, et ma kujutan ette, kuidas tuju võib olla rikutud. Ja selleks jällegi me tuleme teile appi, ärge hoidke tagasi, võtke ühendust meie kohalike esindajatega. Kindlasti teile antakse kaasa infolehed, kus on nende telefoninumbrid olemas ja kindlasti teile ka antakse nende kontaktid, kui te sõidate juba transfeeriga oma hotelli. Võtke ühendust, rääkige neile, mis teile ei sobi, mis te võib-olla tahaksite muuta ja koos nendega kindlasti leiate sobiva lahenduse. Kas see olekski see koht, kuhu kõigepealt helistada, mitte kuhugi võib-olla hotelli seal midagi seletama minna, võib mingi kommunikatsiooni probleem tulla, et inimesed ei saa üksteisest võib-olla aru kohe esimese otsa? Kindlasti jaa, selline asi võib küll juhtuda, kui te lähete, näiteks, eks ju, et ei meeldi teile teie tuba või toas on midagi katki. Te lähete siis lobisse ja räägite oma selle, ma ei tea, vastuvõtutöötajaga seal hotellis ja kui te tunnete, et ei saa teineteisest aru, et mingi kommunikatsiooniprobleem on, siis võtke ühendust, julgelt võtke ühendust, ärge kannatage, ärge kartke, et meie seal nagu sihtkohas olemegi selleks, et teid toetada ja aidata. Jaa, et see ei ole selline, võib-olla mõni tagasihoidlik eestlane ikka arvab, et mis ma siin vingun. Ma olen ju puhkusel, aga see ei ole vingumine, vaid see on asjade kordaajamine. See on asjade kordaajamine, jaa, kindlasti. Aga kui nüüd selle juurde tagasi tulla, et inimesed tahavad ikkagi seda tuttavat head asja, et ei juhtuks nii, et peab minema kuhugi hotelli lobisse midagi seletama ja arvutama, siis ta tahab ikka minna võib-olla sellisesse kohta, kus ta just äkki käis, kus kõik oli täpselt paigas. Kas siin kuskil Euroopas on selline koht ka, kus kõige tihemini seda praktiseeritakse, et minnakse jälle tagasi? No meie sihtkohtadest, see on Kreeka kindlasti. See on Kreeka ja need Kreeka väiksemad hotellid, kus omanikud tihti on ka nagu seal juures, kes teevad seda tööd hea meelega, kes tunnevad oma külalisi, kes tõesti tervitavad neid, kui nad tulevad ja väga ootavad neid korduskülalisi tagasi. Et Kreekasse tullakse kõige tihedamini nagu tagasi oma hotelli. Ja kui te tahate sinna minna, kui te olete kindlad, et te tahate uuesti nagu näha neid külalislahkeid inimesi ja seda ilusat paika, et võtke varakult juba nagu mureks endale see reisi broneerimine, sellepärast et hotellid saartel väga tihti kiiresti nagu lähevad täis. Me oleme sellest varajasest broneerimisest rääkinud ka, kas võiks mingisuguse, ma ei tea, poole aasta reegli võiks välja mõelda niimoodi? Poole aastat ette? Tavaliselt, kui te jälgite ikkagi, et millal tulevad nagu need juba järgmise hooaja reisid müüki, tavaliselt me saadame oma klientidele ka kirjad, et soovitan teile liituda meie uudiskirjaga meie kodulehel, et siis te saate nagu aegsasti kõikide meie uudistega nagu ennast kurssi viia. Ja siis võtke ühendust reisikonsultandiga või vaadake ise online'is endale sobiva reisi ja broneerige see ära, sellepärast, et tõesti te võite lihtsalt ilma jääda oma lemmikhotellist. Nii et kõigil oma lemmik, kellele meeldib Türgis, kellele meeldib Kreekas ja
variandid on kõigi jaoks ühesugust. Absoluutselt, et igaüks leiab. Uusi hotelli ehitatakse ka huvitav, kas iga aasta või? Väga tihti, ütleme niimoodi, et viimasel ajal on selline tendents, et väga palju renoveeritakse. Renoveeritakse vanu hotelle ja tehakse nendest tõelised pärlid, kus on väga kaasaegne mööbel, interjöör, ütleme, hotelli kontseptsioon muutub ja samas Türgis näiteks ehitatakse väga palju uusi hotelle, seal on nagu seda ruumi küll ja veel, kus ehitada. Ja meie kodulehel, kui te otsite endale näiteks sobiva hotelli, siis nende uute hotellide juures on spetsiaalne selline märk olemas, uus hotell, et kui te tahate tõesti nagu proovida midagi uut, põnevat, siis pöörake oma tähelepanu sellele märgile. Tahtsin veel öelda sellist nippi, et tavaliselt isegi sellised uhkemad ja kallimad hotellid, kes on alles ennast avanud turistile, nemad teevad väga häid pakkumisi nendesse, ehk siis esimesel aastal võib puhata selles hotellis soodsama hinnaga, kui näiteks ta tuleb juba järgmisel hooajal. Küll te peate arvestama, et seal võib olla mingisuguseid väikseid nagu liistuke on puudu. Jah, midagi taolist, eks, et ei ole kõik nagu veel sisse töötatud ja ütleme nii, et keegi midagi majast otsib, siis lähed koos omanikuga otsima, sellepärast, et tema ka täpselt veel ei tea, kus see on. Jah, aga samas, eks ju, teile on võimalik nagu katsetada, proovida ja tavaliselt see on ikkagi väga positiivne ja hea elamus. Ja järgmine hooaeg vaatad, selline hind on juba sellel, aga mina puhkasin, sain veel seal nagu hea hinnaga olla, et see on ka alati nagu tore. Aga uusi asju pakub testuur ka alati ja sellel aastal tundub, et tuleb ka uusi sihtkohti. Siin tuleb kohe ennem jutuajamist selgeks teha, nagu ikka ja jälle me kordame. Hakake juba mõtlema selle peale sügise ja talve peale, sest teil on midagi head pakkuda. Jaa, kindlasti, et me tuleme nagu, ütleme, uute vanade sihtkohtadega, ehk siis ma arvan, et juba aprilli lõpus meil hakkab see varajase tellija soodustus nendele sihtkohtadele. Ja mis need on? Et täitsa uus sihtkoht on meil Gran Canaria, kuhu me hakkame lendama, et lisaks Tenerifele siis lisandub meile teine Kanaari saar. Ja kuhu me veel hakkame lendama on Dubai ehk Araabia Ühendemiraadid. Sinna me kunagi oleme oma reise teinud, siis vahepeal nagu oli paus ja nüüd siis uuesti lendame ja viime oma turistid siis väga põnevasse kohta, kus on kõik kõige suurem, kõige uhkem, kõige kõrgem. Ja kõik on olemas. Ja kõik on olemas, just. Ja muidugi Egiptus, nagu tavaliselt, ja meie lemmik Tenerife. Hispaaniast veel saab hakata Malagasse nüüd sõitma, kui me Hispaaniast räägime. Ja Malagas saab sõita juba sel suvel, ehk siis mais ja septembris me lendame. Ma tean, et mai on peaaegu juba kõik välja müüdud, septembris on veel kohti. See on väga mugav otselend Air Balticuga, et kindlasti soovitan avastada enda jaoks seda rannikut. Väga ilusad maalilised kohad ja meri ja väga maitsev toit, et kindlasti võtke nagu niimoodi endale selle märkmetesse ja täitke see oma unistus, kellel on see olnud, et külastada siis Hispaaniat. Ja kui on mõtteid, et kuhu siis nüüd võiks ikkagi minna, kas siis Kanaari saartele või siis Malagasse või Dubaisse, siis on testuuris inimesed kes saavad teile siis nõu anda olenevat sellest, kui te ise ütlete, mis teile meeldib rohkem või mida te tahate või maitsta. Absoluutselt, jaa, et kui te tahate rohkem vaatamisväärsusi, midagi tõesti sellist põnevat, mida kuskil maailmas ei ole, siis Araabia Ühendemiraadid, Dubai on täitsa nagu teie sihtkoht. Kui te tahate maitsvat toitu, te tahate nagu väikseid külakesi, sellist mõnusat atmosfääri, siis see võib olla kas Kreeka näiteks või Kanaari saared, miks mitte. Ja kus on uhkelt kõik hinnas ja meelelahutus hommikust õhtuni, siis see on Türgi. Kuidas lastega on, kui minna niimoodi suure perega, väikeste lastega, kas siis oskate ka soovitada, et kuhu pigem minna? No ütleme niimoodi, et kõige parem
kõige parem suhe, siis hinna ja kvaliteedi suhe on ikkagi Türgis, aga lastega saab minna igale poole, eks ütleme, igal pool on hotellid, kes väga hästi võtavad peresid vastu, spetsiaalselt niimoodi neid nimetataksegi, et perehotellid. Neid on nii Tenerifel, kui Türgis, kui Kreekas, kui Bulgaarias, et ainult öelge, et mida te täpsemalt tahate, et milline see meri võiks olla, mida te ootate, eks ju, laste kontseptsioonist, et kas see on ainult näiteks, ma ei tea, laste meelelahutus või teil on vaja näiteks väiksele beebile toitu teha või teie laps nõuab mingisugust eritoitu, et andke meile teada ja me kohe nagu vaatame, et kus on see võimalik. On Testuri lehe peal praegu õpeta siis või ütle, kuidas moodi see üldse käima nüüd peab, pere istub kodus laua taha, väga hästi nüüd hakkama ei saa, tahaks ikkagi tulla reisikonsultandi jutule, mismoodi see protseduur välja näeb, siis kuhu peab kirjutama või kellele peab helistama? Kindlasti te saate minna meie kodulehe all, on selline link nagu kontaktid, kui te teete selle lahti, siis te näete kõik meie reisikonsultandid on seal teie ees, võite valida, seal on nende e-mailid, telefoninumbrid, te võite kirjutada personaalselt kellegile või te võite kirjutada ka e-mailile info@testour.ee ja teile kindlasti vastatakse mõistliku aja jooksul, et kui on väga palju päringuid, siis me ikkagi samal päeval nagu vastame, kui on päringuid natukene vähem ja on nagu rohkem võimalust kohe vastata, siis te võite selle vastusega põhimõtteliselt paari minutiga saada. Ja üldiselt nagu ka vanasti võib öelda, käib see asi ka täitsa vanakooli moodi, kui on asi kokku lepitud, tulete büroosse ja istute maha ja hakkad juttu rääkima. Kindlasti, tulge meile ka külla. Meil on väga ilus kontor, kus teid võetakse lahkelt vastu ja räägitakse teile kõik reisinipid isiklikult. Võt nii, ja siis saate uuesti teada juba täpsemalt, kuhu siis kõike reisida saab, millal saab ja mis kellele rohkem sobib. Selline reisinurk siis täna, järgmises saates juba uued teemad, nii et olge valmis meid kolmapäeviti ikka kuulama. Aitäh külla tulemast! Aitäh teile, kõike head! Parima reisikogemuse saamiseks kuula igal kolmapäeval Testouri reisinurka ning võid olla kindel, et järgmiseks reisiks oled sa paremini ettevalmistunud kui eales varem. Reisi koos Testouriga!